Kosmos. Inimene on taevast alati vaadelnud. Tänapäeval on kosmoseteadus kõrgelt arenenud, kuid varem oli astronoomial vägagi praktiline väärtus. Kogu kell ja kalender asus taevas. Kuigi inimesed on aegade jooksul õppinud taevavaatlust järgi aega määrama, siis on jäänud kõrgustesse üles rippuma küsimus. Kui palju seal siis tegelikult ka neid tähti on? Ka Tallinna Ülikooli Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituudis korraldatakse astronoomia kursuse raames taevavaatlusi. Linnutee koosneb miljonitest tähtedest. Selle avastas esimesena Galilei, kui ta läätsteleeskoobiga taevast uuris. Linnuteel asuvad tähed kuuluvad kõik ühte suurde tähtede gruppi, kuhu kuulub ligikaudu 100 miljardit tähte. Seda hiiglaslikku tähtede kogumit, mida hoiab koos tohutu gravitatsioon, nimetatakse galaktikaks. Kui me vaatame linnuteesse, siis vaatame oma galaktika tasandisse. Kui aga vaatame linnuteest välja, siis vaatame ülejäänud universumile, kus võib näha 100 miljardeid teisi galaktikaid. Seetõttu kerkib paratamatult üles küsimus, et kas ainult siin maa peal on elu selles tohutus universumis. Mida kaugemale me kosmosesse vaatame, seda nooremat universumit näeme. Näiteks päikeselt jõuab valgus meieni 8 minutiga. Seega näeme maa pealt päikest vaadates seda, mis seal juhtus 8 minutit tagasi. Vaadates aga galaktikaid 12 miljardi valgusaasta kaugusel, näeme vaid 2 miljardi aasta vanust universumit. Seetõttu, kui vaatame kaugusesse, vaatame ka ajas tagasi. Me ei saa vaadata kaugemale, kui universumi eluiga lubab. Ei saa ju vaadata aega, mis oli enne suurt pauku. Vaadeldavas universumis on tähti hinnanguliselt sama palju, kui kõikides maailma randades on kokku liivateri. Astronoomiat kirjeldavad arvud on müstiliselt suured ja inimesel on neid väga raske isegi kujutleda. Suurusest räägivad ka planeedid. Päike on suur, kuid see on liivatera võrreldes suuremate tähtedega universumis. Päikese massist 8 korda suuremad tähed omavad hiiglaslikku gravitatsiooni. Ja kui selline täht sureb, siis gravitatsioon nii-öelda purustab tähe massiivse plahvatusega, tekitades supernova. Nüüd kujuta ette 100 korda suuremat tähte. Ja kui see täht sureb, siis tekib hüpernova. Ja sellest sünnib must auk.